Kätte on jõudnud 15. detsember ja mina olen omadega Pärnusse jõudnud. Hommikul siis hüppasime bussi peale, sõitsime siia, sest siin on avatud taliujumiskeskus ja nagu me näeme sealt, Jasmin on juba stardivalmis, et teha oma elu esimene taliujumine. Mina tulin siis kaameraga kohale, et teha mõned pildid, teha mõned reelsid ja Red Bull Estonia lehe jaoks siis ka väike väljakutsekene salvestada. Ja see näeb välja nagu äge, aga külm. Iseenesest õues on temperatuur väga mõnus, nii et ma arvan, et idekas päev, millal esimest korda seda elus teha. Aga mina jään kaldale. 1, 2, jah. Ei, saunas oleme ka varem käinud. Kuid hetkel on ettevalmistus talisuhkruseks. Yes, kontseet! Tee sina ka, märgista meid ära ja võid võita üllatusmahuvingu. Esimene tiir sai tehtud, aga sellega me jumala eest ju ei piirdu, sest nii nagu Sportlandi shootidel alati kõik tippsportlased ütlevad, et pildistamisel on palju hardcore'im trenn kui niisama trennis, sest et see loomulikult on vaja vähemalt 3-4 korda veel minna, et me saaksime kõik asjad tehtud, mis meil täna vaja teha on. 5 suplust hiljem oleme me lõpetanud ja talisuplus Huum Instagrami lehele läks väljakutse, et kes on kiirem, saab endale, sest Jasmin sinna vette uuesti minema ei hakka, aga me oleme nüüd lõpetanud, mis tähendab, et me läheme Tallinnasse tagasi. Me oleme Tallinnas tagasi ja kogu see bussisõit oli lihtsalt üks massive struggle. Ma ei tea, mis teema sellega on, aga ma olen nagu beebi. Kui ma ise ei sõida ja ma olen liikuvussõidukis, siis ma tahan kohe magama jääda. Nagu kohe, mul tuleb kõige magusam uni üldse peale. Õnneks me suutsime enamus ajast ikkagi tööd teha. Paar YouTube'i videot pidin vahele vaatama, et mitte nokkima hakata. Aga nüüd me oleme Tallinnas tagasi. Haarame auto, lähme kontorisse, sest koosolekid hakkavad. Mis see pall teeb? Teed siia või? Nii, õhtu tõi meid siis varjupaikade MTÜ-sse, sest ma vabatahtlikuna aitan siis aeg-ajalt mõned klõpsud teha neist, et kõik ilusasti endale kodu leiaksid. Ja kui ma vanasti arvasin, et ma ei ole absoluutselt kassi inimene, siis siin nendes tubades ringi käies ma olen nagu oh my god, te olete nii nunnud. Ma viiksin teid kõiki koju eomele, leiame teile kodud, leiame teile kõigile kodud, joo, leiame, joo. Kuidas teile, oi kui ilus sa oled? Kas sa oled sõbralik ka? Tere! Tere! Kas sulle meeldib kaamera? Tahad vaadata? Mis see teeb? Mis sa arvad? Jaa, meeldib kaamera, jah! Sa oled nii nunnu! Tere! Tere! Kas sina ütled ka veel tere või? Tere! Viige mind koju, palun! Nemad tahavad ka jõuludeks kõik ilusasti koju, et nad saaksid mängida kõikide teie kuusepuu ehetega on nii, jah? Jaa, kuna me teeme täna paar pilti teiega, siis ma võtsin ka kuusepuu ehteid kaasa, et saate mängida, jah? Teeme paar jõulupilti. Ui, siin on, tahad mängida sellega või? Mis sa arvad sellest? Ma panen selle siia, vaata. Saad vaadata. Apsti. Mis sa arvad sellest? Põnev ju. On põnev, jah? Tere. Oi. No, tahad kaamerat hoopis või? Tahad kaamerat hoopis või? Ai nii. Räägi, kaua sa vabatahtlik oled olnud? No ma olen tegelikult siin olnud juba kokku 5 aastat, aga ma olen siin igast erinevaid asju teinud. Ma olen olnud administraator, ma olen vabatahtlik olnud, ma olen olnud vabatahtlike koordinaator ja nüüd ma siis olen kommunikatsioonijuht, et ikka ei saa ilma selle varjupaikade MTÜ-ta. Palju teil praegu on siin loomi? Varjupaikade MTÜ-s kokku hetkel on kasse 600, palju, ja
ja koeri on 150, et see on ka päris palju. Joo, sest et nüüd hiljuti just tuli 100 chihuahuat sisse kutsikafabrikust. Nii et varem ei ole jah nii palju korraga olnudki. Kuidas nendel chihuahuadel läheb? Suht hästi, et eks nad on kõik natukene haiged, vajavad igasugust ravi ja hästi palju sotsialiseerimist, aga ma arvame, et nad on aasta lõpuks kõik juba kodudes. Selles mõttes on hästi huvi on hullult suur. Meil on, ongi 94 koera ja sooviavaldusi on mingi 400-500 praegu. Miks sa teed seda? Issakene, ma arvan, et see on nagu esimene töö, kus ma tunnen, et see reaalselt nagu teeb midagi nagu väga-väga olulist ära. Nii et kui ma tõesti ikka vähest on stressirohke ja palju tööd ja rasked tööpäevad, aga kunagi ei teki sükst tunnet, et issand, et mille nimel ma teen. Et tõesti nagu selline hästi, annab ka hästi palju positiivset endale tagasi. Vaatad talle otsa, saad kohe aru, miks sa seda teed? Nii, jah? Joo, täpselt. Joo. Tulin Tallinna Kroonimata kõige ilusama kuuse juurde, et paar pilti teha, aga keegi unustas silmataadile öelda, et lund võiks sadada, mitte vihma, sest see näeb mega äge välja ja tahaks täiega teha lumiseid pilte Laura-Liisast, kes seal on, ma juba näen, külmetab. Me oleme vaprad, vihmast hoolimata käib täie auruga klõpsimine ja pain tütar läheb sellised heinapalli otsa. Mul ei ole õrna aimugi, mis toimub, aga ma olen nii freaking väsinud lihtsalt terve päev olnud. Energiatase on suht olematu ja ma ei saa aru miks, sest ma magasin täiega pikalt, ma magasin täiega hästi, isegi kui mu kell ütles, et ma magasin hästi. Aga mis teha, mõnikord lihtsalt on sellised päevad, nii et kõik põlevad töösed on tehtud. Lillu vaatab mind sükse näoga siin juba mingi viimased pool tundi, et nagu kas me koju ka kunagi lähme. Seega, we are done for today. Ma vastasin just, et me oleme täna mega täpsed, sest meil on tehtud 10 000 sammu! Ja meil ei ole plaanis otseselt täna rohkem jalutama kuhugile minna, nii et me oleme mega on point. Lilluga on käidud, meil on ainult vaja täna veel teha 15-minutiline trenn, laadida teile üles vlogmassi episood, ma olen ikka veel ühega maas, aga I will fix it mingil hetkel, kas ma laen 2 osa järjest või samal päeval, või siis ma lihtsalt teen 1 päeva pikemalt nii-öelda vlogmassi uploadida mõttes. Aga jah, selle paneme üles ja siis meil on eesmärk ära kaanida kogu see vesi ja võib-olla isegi 1 pudel veel, sest mul tuli meelde või ma märkasin, et ma olen viimased 2 päeva suhteliselt kehvasti vett tarbinud ja minu puhul on alati see, et mul on full on korrelatsioon veetarbimise ja enesetunde vahel, et kui ma ei joo piisavalt vett, siis ma olengi rohkem väsinud, vähem energiline, näonahk läheb tuksi ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Nii et me joome ilusasti selle värskakese ära ja siis muud ei olegi, sest homme kell 9 on meil juba shoot, mis tähendab, et 8 me peame hakkama toimetama selle shooti jaoks asjade hankimisega, nii et meil on vaja varajane õhtu teha, seega hakkame otsast pihta. Ma tegin just oma elu kõige kiirema pesu, sellepärast et mu lemmik YouTuber laadis üle ülipika aja ühe vlogi ülesse ja otse loomulikult on see YouTube'i kuninganna, eriti vlogmassi kuninganna Zoe Saag. Ja mul on siuke tunne, nagu ma läheksin kohe kohtuma oma mingi mega vana sõbrannaga, kes on just beebi saanud ja ma saan life update'i, et kuidas tal läinud on. Sest ma reaalselt olen vaadanud teda mingi, ma ei tea, 7-8 aastat kindlasti. Ja vanasti ta positas ju hästi tihti, eriti vlogmassi ajal, ta tegi ju kogu aeg neid kaasa. Nii et mul on siuke tunne, nagu ta oleks päriselt ka sõbranna, et ma tean ta kohta nii palju. Eriti kuna tema videod on ka need, et kui mul on mega halb tuju, siis ma tõmban ennast burritoks, panen ta video käima, sest ta on minu jaoks hästi rahustav hääl ja ta on alati nii positiivne ja armas, nii et ta tekitab minus hästi siukse sooja tunde. Ja
kõige naljakam on see, et ma päriselt olengi tema meest ka kohanud Prahas ühel digikonverentsil, kus ta esines ja siis mul oli täpselt sama siuke error, et kuna ta mees oli daily vlogger, siis ma tean ta kohta kõike, minu jaoks on ta justkui sõber ja tal pole õrna aimugi, kes ma olen ja siis ma jalutan ta juurde, et tere, kas sa oleksid nõus tegema oma sõbrannale video nagu? Ja muidugi ta oligi täpselt sama armas ja sõbralik, nagu ta vlogides tundub ja tegi seda väga-väga hea meelega, nii et jah, ma olen nii excited, et seda videot vaadata. Aga enne ma mõtlesin, et pakime selle vlogi siin kokku ja ma võib-olla paari sõnaga räägiksin natukene ka Varjupaikade MTÜ-st, et ma olen siin nüüd päris pikalt vabatahtlikuna toimetanud ja hästi kummaline on see, et ma tegelikult töötan sotsiaalmeedia valdkonnas, ehk siis sotsiaalmeedia spetsialistina ja võiks eeldada või arvata, et see on siis see, kuidas ma ka nagu vabatahtlikuna panustan või aitan. Aga nii ei ole, sest ma tunnen, et kogu mu vaimne ressurss läheb tegelikult mu klientide jaoks ja ma lihtsalt ei jõua teha veel rohkem sotsiaalmeedia sisu, et ma ei jõua isegi enda Instagrami mitte midagi postitada, mul ei ole nagu Zanzibarist ühtegi pilti üleval, et ma korra kuus võib-olla teen mingi galerii postituse, et jäi, siin on mu digitaalsed mälestused. Ehk siis, kuidas ma otsustasin hoopis aidata, kuna ma kindlasti aidata tahtsin, ma otsustasin, et ma hakkan pilte tegema, sest ma arvan, et ilus pilt loomast aitab tal kordades kiiremini koju jõuda. Nii et see on siis see, mida mina seal teen ja ma ütlen ausalt, alguses oli väga-väga raske, nagu väga raske. Just selle koha pealt, et sa lähed sinna, sa mängid nendega, sa veedad aega, teed neist ilusaid pilte ja siis sa tuled koju üksi. Ja nemad jäävad sinna. Ja see on lihtsalt nii valus, et neil ei ole kodu, sest nad kõik väärivad kodu, sest nad on nii armsad. Okei, vabandust, loomad ja mina, Heldeima. Et ma tõesti nagu alguses ma olin vaimselt selles positsioonis, kus ma olin nagu, et okei, ma ostan endale farmi, ma võtan endale 50 koera, 100 kassi. Täna ma saan aru, et see ei ole realistlik, küll aga ma proovin panustada nii palju aega, kui mul vähegi on võimalik, et hoolitseda selle eest, et nad saaksid koju. Ma tahaksin otse loomulikult kõvasti rohkem aega veeta seda tehes. Küll aga ma leian, et natukene on parem kui mitte midagi, nii et ma vähemalt proovin. Ja täna ma ütlen küll, et kui ma võtan veel mõne koera, siis ma kindlasti võtan ta Varjupaigast. Et kuidagi, kui ma Lili võtsin, siis ta oli mu esimene koer ja ma natukene võib-olla kartsin Varjupaigast võtta koera, et äkki ma ei saa ka hakkama, sellepärast kui ta Varjupaika on sattunud, siis ilmselgelt tal on mingi trauma elus juba selja taga, et võib-olla ma ei oska nii-öelda sellise loomaga toime tulla, aga samas nähes neid kõiki, nad on nii ülevoolavalt armastust täis, et nad nagu on täiesti andestanud inimestele need asjad, mis neile tehtud on, et jah, kindlasti mu järgmised loomad tulevad Varjupaigast, mitte kuskilt mujalt ja ma tahaks julgustada teid ka, et kui te mõtlete looma võtmise peale, siis mõelge esimesena Varjupaiga loomade peale ja samas ma tahaks ka südamele panna, et võtke looma ainult siis, kui te päriselt olete võimelised seda vastutust võtma, sest lemmiklooma omamine on reaalselt nagu lapse omamine. Mul ei ole last ja ma tean, et see paralleel ei ole pädev täielikult, küll aga see vastutuse osa on, et sa pead tõest hoolitsema, sa ei saa minna kuhugile, kui sul ei ole talle kas hoidjat või mida iganes muud, sa maksad kõik ta ravikulud, sa hoolitsed selle eest, et tal oleks hea, et tal oleks soe, et tal oleks toit laual nii-öelda, ehk et see on full on vastutus. Ta on nagu sinu beebi, nii et kui loom võtta, siis selle teadmisega, sest nii kurb oli kuulda täna ka, kui paljud reaalselt loobuvad oma loomast, et võtavad kassi ja siis aasta aja pärast on, mul ei ole aega temaga tegeleda, nii et võtke ta endale Varjupaika ja äkki leiate tal uue kodu nagu minu jaoks on see nii hoomamatu, kuidas sa saad oma lemmikloomast loobuda, sest ta on su pereliige. Ta on su pereliige. Aga nii on, mõndadel inimestel nii on. Ühesõnaga, jah, sellelt kurvalt noodilt liigun mina nüüd Zoe vlogi vaatama ja teiega näeme juba homme.